täiesti uus Porsche Panamera 4. 4 tähendab, et see on 4-veoline, saab ka tagaveolisena. 2009 aastal tõi Porsche turule 4-ukselise sedaani Porsche Panamera. Paljude jaoks algus oli see väga võõras või vale asi, sest et Porsche peab olema õhkjahutusega, tagamootoriga ja loomulikult vana 911, kõik muud asjad olid valed. Aga see esimese põlvkonna Panameraga oli mul väga sellised kahetised tunded. Siiamaani on. Eest väga ilus auto, seest üliäge. Mulle meeldib see nupumeri, mis seal on. Ta on kuidagi nagu sõidaks lennukiga ja sõiduomadused on äärmiselt ägedad. Aga see tagaots, sellega läks midagi seal justkui valesti. Siiamaani veel tundub siuke imelik ja veider. 2016 tuli teine põlvkond. See oli juba väga ilus. Nii väljast kui seest tõesti ilus, et see tagaotsa mure lahendati ära. Ja 2017 aastal toodi juurde veel teine keremudel, Sport Turismo. Minu meelest see on üks ägedama kerekujuga Porsche üldse. Mulle väga meeldib. Ilmselt paljude jaoks on see kummaline, aga mulle päriselt meeldib, et tegelikult ma oleks tahtnud seda proovida. Ja natuke on kahju, et kolmanda põlvkonnal vähemalt esialgu ei ole seda varianti oodata. 23 aasta lõpus esitleti kolmandat generatsiooni. Siin ei ole nüüd see, ütleme, võib-olla väline hüpe nii suurelt märgatav, kui oli esimese ja teise põlvkonna vahel, aga ikkagi ta on täiesti uus. Uued tuled, uued stanged, uued esitiivad ja kõige suurem muutus on siis autos sees. Siit keskelt on ära kadunud käigukongi valits, see on kolinud siia armatuuri peale. Vajab minu jaoks natuke harjumust veel selle asukoht, aga keskelt on puhas ja ilus. Ja tegelikult ruumid siin väga palju, et isegi minu taha mahub täiskasvanud inimene väga mõnusalt istuma ja see pagasiruum on päris suur, et sinna mahub kola küll ja veel. Ka esimese põlvkonna Panamerasse sai pandud päris palju asju, suured kõlarid ja kõik muud jutud, nii et ta ei ole väike auto. Ja kui nüüd rääkida gabariitidest, siis Panamera on pisut üle 5 meetri pikk ja peaaegu 2 meetrit lai, nii et teda on palju. Parkimisel ja manööverdamisel hoia silmad lahti. Porsche on need ekraanid suutnud kuidagi väga hästi armatuuri ära integreerida, et nad ei tundu siukse eraldiseisva veidru tahvelarvutina, vaid nad on kuidagi nagu sobituvad siia. Ja kui tihtipeale need puutetundlikud ekraanid kipuvad kuidagi juba kaugel olema, siis Panameras on see täpselt siuke ilusti sõrme kaugusel, et on üsna mugav vajutada. Ma olen siuke raadiosurfaja tüüp pildiselt, et mõnes autos on see raadiokanalite vahetamine pagana keeruline. Ekraan on kaugel, sa ei ulata ja nii edasi, et siis siin saad ilusti pihta ja see kogu selle menüü disain on üsna siukene mõistlik ja arusaadav, et pigem lihtne kasutada. Porsche Panamera maandub siis põhimõtteliselt luksusauto ja sportauto vahele, et ta on väga sportlike sõiduomadustega. Ega ta nüüd vist väga palju isegi 9-11 alla ei jää sõiduomaduste poolest, aga pakub vähemalt 4 täismõõduse istekohta. Nii et kui sul on lapsed, siis saad need ilusti peale võtta. Või kui sul juhtub sõpru olema, siis saad ka neid sõidutada. Siin konkreetse auto kapotil on 3-liitrine turboga V6, 260 kilovatti ja ehk siis 353 hobujõudu. Aga kui seda tundnud vähevõitu, siis võid muidugi võtta alati ka ju Panamera turbo, mis tuleb küll vaid pistikhübriidina. Sellel on juba 4-liitrine V8, millel on 2 turbot ja kilovatt on 382. Aga sellele aitab kaasa elektrimootor, mis annab veel 140 kilovatti juurde, nii et kombineerituna 500 kilovatti. Sellega saab päris kähku ühest koos teise. Ja kuna see on pistikhübriid, siis saad puht elektrilt sõita ka linnas ilusti 90 kilomeetrit. Mis võib-olla mind ennast natuke see siin häirib, see rool võiks olla paksam käes. Mulle meeldiks oleks natuke jämedam, siis ta istuks kindlamini ja veel paremini peos. Võib-olla saab valida rooli, ma ei tea. Siis see uus käiguvalits vajab natukene harjumist, et ma kipun kohalt minnes natukese kojamehi peale panema. Aga ilmselt, kui sõidad paar-kolm päeva, siis juba jääb meelde, kus see kang on. Kuidas uue Panameraga sõita on? Loomulikult on mõnus. Ta on väga sportlik. Baasvarustus on juba õhkvedrustus, nii et kogu see sõidumugavus on ülihea. Ja ta kurvides on ikka äge asi. Ta käitub nagu väga täpselt, see juhitus on ülihea, püsib. Sportauto ikkagi. Põhimõtteliselt ongi Panamera näol tegemist siukse 4-kohalise sedaanikujuga luksusliku sportautoga.
tõeline iseloom tuleb muidugi esile kuriliste teede peal. Ta on ikka tõeline sportauto, paned Sport Plus paketi peale, muutub jäigaks ja väga stabiilseks, nii et ta on nagu teelgi liimitud. Lisaks muidugi läheb väljalaske hääl oluliselt tummisemaks ja käredamaks, nii et see on väga nauditav. See, kuidas ta teel püsib, see on ikka hämmastav. See on ehtne sportautode klassik. Wow, hüpe. Põhimõtteliselt, kui sul on vaja pereautot, kus 2 last tahaga ära mahuks, aga tahad ikkagi sporti teha, siis on Panamera päris hea variant. Sõit on hea ja ta püsib ikka tee peal meeletult hästi. See juhitavus on täiesti hämmastav. Ja ma leidsin just väga mõnusa tee ka, kus seda autot proovida loomulikult.